Kui ma oleks vaimne pessimist, siis võiks öelda sellist muinasjuttu rääkida, et istusin Kalju serval ja jõudis kohale 3 korda 3 tõde. Minevikust, olevikust ja tulevikust. Sa ei ole kunagi keegi olnud, sa ei ole praegu keegi ja sa ei ole tulevikus mitte keegi. Sest materiaalses maailmas on surm ja sünd ja see ajafaktor on niivõrd suur, et isegi kui sa elad, ma ei tea, 1 000 000 aastat, siis see on ikkagi sähvatus. Kes on veedaliku astroloogiat ja seda ajavärki nagu uurinud, teab, et kuidas selle universumi tsüklid materiaalses maailmas siis, eks ju, algus ja kestmine ja siis häving. Ja kehaga samamoodi. Et selles mõttes kõik sinu saavutused, kõik sinu samastamised, neid on juba lõputult palju kordi olnud, need on ees ja kui sa selle peale nagu mängid ja arvad, et seal on nagu õnn, siis sa lihtsalt pettud ja seda me kõik näeme argipäevas. Siis teine on see, et sa ei ole mitte midagi saavutanud. Eks ju, ja see ei ole praegu mitte midagi saavutanud. Minevikus, olevikus ja tulevikus sa kunagi mitte midagi saavutad. Materiaalses maailmas, nagu ma ütlesin, ajafaktor, kõik on ajutine. Et see, kes sa olid kunagi, oled praegu või tulevikus, mingit pointi. See on nagu pessimist, seal on positiivsed momendid ka. Sinu saavutused, so what, nagu täiesti mõtete, nagu sa nagu teadustad, see on selline pessimist Kalju serval, eks ju, hing, kes on palju elusi käinud, nagu hakkab nendest asjast aru saama. Et keegi pole sinust huvitatud kunagi olnud ja praegu ei ole huvitatud ja kunagi tulevikus ei ole kunagi huvitatud materiaalses maailmas, sest need sinu, mis Jumal kingib, eks ju, need sõbrad, toredad, lähedased, kõik, see on ka ajutine. Sul on neid juba 1 000 000 olnud, nemad ei mäleta sind ja sina ei mäleta neid enam, eks ju. Lihtsalt praegu sa arvad, eks ju, või et minu laps, muidugi see on kohustust, harma, eks ju, annad armastust lapsele. Tulevikus laps, või lapselapsed ja kõik see on nagu selline, vahet ei ole sipelgas, kärbes, inimene erinevates kehades seal samastamised, korraks nagu mängime pere ja ka selline realisatsioon, eks ju, siis need 3 tõde, et kui sa nende peale mediteerid, siis võib täiesti nagu mõtete tunne tekkida, eks ju, aga loomulikult, eks ju, kuna me oleme igavene hing, siis Jumal ütleb, et kui sa sellest aru said, tubli, et nii ongi. See on ajutine dimensioon, kõik on niimoodi, üks sähvatus, teine sähvatus. Aga ma pakun sulle alternatiivi, ühendust igavese hingega, Jumalaga, eks ennast teadustad, Jumalat teadustad. Ja kuna Jumal on selle mitmekesisuse looja ja tema on ka selle ajafaktori kontrollija ja ta ütleb, et hing tegelikult, kui sa hinge levelil teadus vibreerib, siis ta ei allu ajale ja nendele hirmudele, samastamistele, hankarele, vale egole, mina mulle minu ja iha, viha, kadedus, eks ju. Et ma pakun sulle teed, eks ju, läbi pühakute, läbi pühakirjade, läbi palvetamise, läbi jumaluste, nii palju variante, nööre, mis ripuvad taevast, et kus sa saad ühenduse siis tõelise, igavikulise partisooniga. Ja see võimalus on ka, eks ju. See on tõesti, eks ju, kui sind ei ole kunagi, keegi ei ole sinust kunagi huvitatud olnud, ei ole praegu ja tulevikus, siin materiaalses maailmas, see on ainult korraks, eks ju, see lihtsalt paistab, et inimesed samastavad ennast, kõik elavad oma peas, siis Jumal on alati sust huvitatud, sest oled lahutamatu osake, hing ja kõrval on ülihing, ainuke tõeline igavene sõber kaaslane, eks ju, et hea uudis, siis ta kutsub sind, ütleb, et siis siin ja praegu võib olla õnnelik, kui sa oled siis, elad siis selles vaimses spirituaalses mõõtmes, oma teadvuses ja näed nende kihtide taha, kuigi nende kihtidega tuleb nagu koostööd teha, isegi kui sa siin oled, eks ju, kehalised vajadused, sotsiaalsed vajadused, eks ju, üür on vaja maksta kõik. Aga just see hingeline värk, et sisened igavikku, kus kõik on huvitatud kõikidest ja kus on ilus, põhiline on see, et seal on iha, viha, kadedust ja see on nagu igavesti. Ja see on nagu hinge siis selline, ongi see hinge must auk ongi sellest, et me oleme selle unustanud, me ei saa sellest aru, aga tegelikult hing on selline. Sellepärast, kui ta panustab oma nende kihtide peale, kus ta saab seda 3 tõde, mis ma ütlesin, selle realiseeringu, siis ta, mitte ainult ei pettu, või need pettumised ka unustavad ära, ta lihtsalt selles luubis, sünni, surma, samskara, eks ju, mina mulle minu luupides erinevates kehades, mina olen krokodill, mina olen kärbes, mina olen inimene, see on minu, mina armastan, see on minu pere, ja see on nagu lõputult nagu. Ja põhimõtteliselt võib öelda, see on elu, et mis sellest on. Ei, hinge see ei rahulda. Hing, isegi kui ta täidab kõik need kategooriad, me teeme oma elust ja siin vaadata rikaste, kuulsate, ilusate elust, ikka tehakse enesetappe, ikka on narkootikumid, ikka on suhtekriisid, kõik samad jamad, sest
hingel on hoopis teine energia, hingel on hoopis teisi asju vaja. Ta võib kasutada Yukta-Vairaga printsiip mateeriat vaimsetele armastuse eesmärkidel, omagusa püüdmatu tingimuste armastuse eesmärgil. Kui ta seda kunsti ei oska, siis see sügav must auk elu järel. No ma ei tea, ma vaatasin ka, vihma sadas, eks ju, autosse midagi näksisin. Ja vaatasin, et see üksik korg oli. No kuidagi nagu vihmas seisis see üksik korg. Ja ma nagu kuidagi tunnetasin seda lind, ta oli nagu, ta samastas, mul on korg, mul on vaja süüa, aga see oli üksik hind, kedagi ei huvitanud. Ükskõik, mis puud vaatad, puu ka, eks ju. Kõik on, see on nagu niivõrd kašmaar, kui sul oleks transcendentaalsed vaimsed teadmisi, häid eeskujusi, kes valgust näitab, see oleks täitsa selline, sellepärast inimesed teevad enesetappe, et sa saad nagu, nad realiseerivad, kui üksikud on nad, kui pealiskaudsed kõik on, nad ise ka, eks ju, kui kehalises ja siis mõistuse selles kontrolli all me oleme ja kõik see nagu see draama, eks ju, mis sealt lahti rullub, see materiaalne maailm. Ilma jumalata me hingeta, ilma selle tänulikkus, alandlikkus, kaastunne, teiste aitamine, empaatia, ilma nagu selle energiata, eks ju, ilma et loodus, kui sa arvad, et loodus on surnud, ei saa aru, et selle taga on nagu elu, kui sa seda, neid aspekte nagu aktsepteeri, siis hinge see must auk läheb sügavamaks, siis see avaldub tavaliselt meil iha, viha, kadedus, kriitika, selline ekspluateerimine, eks ju, kõigi selle hirmu foonis, selle kartuse foonis.